Siret Pihelgas, spordimeeste küsimus, et mis tunne on selles olukorras, kus tegelikult ei ole selle ametiraha kandmine, mis nüüd ilusasti karpi jälle tagasi pandi, mitte esimene kord? Kuidas tunne on tegelikult lootusrikas, ootuserav ja põnev, et olemata selles, kas sa kannad seda ketti esimest, teist või kolmandat korda, siis see ei oma tähtsust, et oma tähtsust see, mis sul seespoolt tunne ütleb, mida sa teha tahad, mis on prioriteedid, mis on eesmärgid tulevaseks 4 aastaks. See tähendab seda, et 4 aastat tuleb väga kõva tööd. Kas mingisugune kõhklus ka mingisugune hetkel nagu läbi käib, et kas mul on ikka seda vaja päris? Kas kõhklused igal ajal läbi käia, aga mulle meeldib see töö, mulle meeldivad need väljakutsed ja ma elan ise siin linnas, ma armastan oma linna ja ma hoolin oma linnast väga ja ma tahan ka minu lähedastel ja kõigil Paide linna elanikel oleks siin tore olla, nii et see väärib neid tegemisi, selle vastutuse võtmist. Siiani olid abilinnapea ja selles valdkonnas, mis hästi välja paistab, millega tuleb palju tegeleda. Mida annab juurde linnapea positsioon antud juhul, mida saab teha enam, mida saab teha teisiti või võib öelda ka, mida sa olid sunnitud enne tegema valesti, sellepärast, et veel linnapea võimu? Jah, et kõige tähtsam on meeskond. Et olemata sellest, mis positsioonil sa oled, kas sa oled linnapea, oled sa abilinnapea, või oled sa koalitsiooni liige või oled sa volikogu liige, et kõige tähtsam on sul meeskond. Et kui meeskond astub ühte jalga ja on ühised arusaamised, ühised eesmärgid, ühised arutelud, ühised pingutused selle nimel, siis on kõik asjad võimalikud, olenemata sellest, mis positsioonil sa oled. Iga kord 4 aasta tagant räägitakse ikka seda, et küll me hakkame kõike üksmeelselt tegema ja et tehakse koostööd ka opositsiooniga. Nüüd on see tõe hetk, kus sa võid ausalt öelda, kas see tegelikult oleks võimalik? Ikka on see võimalik, kui on tahtmist. See tahtmine peab olema mõlema poolne. Et üks asi on koostööd tegemine ja teine asi on üksmeelel olemine kõik küsimustes. Ega see ei välista seda, et inimesed on koalitsioonis või opositsioonis, et tegelikult oleneb inimest endast, et mis on tema prioriteedid, mis on eesmärgid püstitatud, et seda elava diskussiooni ja arutelu ootama kogu volikogus ja ka linnavalitsus olemata sellest, kuhu poole siis keegi kaldub. Enne valimisi, mida kogenum poliitik, seda ettevaatlikam on ta vastamaks küsimusele, et mida sa valituks osutumise korral korda kõik saadaksid. Ja kogenud poliitik räägib siis pärast valimisi, mis tegelikult plaanid on. Millised need on, sa oled kogenud poliitik kahtlemata? Aitäh, mis võime suunama küsimuse eest, et tegelikult on meil ju koalitsioonilepe. Meil on valitsuslepe tehtud järgnevateks aastateks, mis on meie prioriteedid ja mis on meie eesmärgid. Et alustame siin oma teisjärve ümbruste alade, räägime haridusest, räägime noortespordi toetamisest, räägime keskväljakust. Neid asju on väga palju, et mis on minu isiklikud prioriteedid on veel see, et me teeksime väga palju, näeksime vaeva, teeksime lobitööd selles suunas, et meile tuleks linna arendajad, ettevõtjad, kes siis mitmekesistavad ja arendavad meie elukeskkonda, et kas siis korterelamute näol näiteks või vabaaja veetmisvõimaluste näol või see, et meile luuakse uusi töökohti, et ma arvan, see on üks linna arengu põhiprioriteete leida siis endal koostööpartnerid. Kuidas oled rahul oma abilinnapeadega, valikuga? Väga rahul, mina ootan põnevusega, et ega ma neid ju läbi lõhki tunne, et me oleme mõned korrad kohtunud ja mõned korrad rääkinud ja nüüd kui on ametisse kinnitatud, siis saame minna päris töö juurde ja ma olen väga põnevil. Ma ootangi seda uut puhast värsket pilku kõrvaltvaate ja seisukohta, et ei ole nii, et nii on olnud 10, 20, 30 aastat ja nii peab edasi olema. Et siin on hea võimalus vaadata, mida siis kõrvalseisja pilguga inimene arvab. Aitäh ja jõudu! Aitäh!